tere, mina olen Henrik. Ei, ma ei ole teie uus naaber. Veel. Sellest hoolimata ma teen teile täna väikese tuuri teie uues kodus. Võib-olla jätan väikese šokolaadiga kellelegi üllatuseks. Maja saab sisse kiibiga läbi fonoruku. Ja kui elekter peaks olema ära läinud, siis pole ka probleemi, on analooglahendus. Võtti, nii et ikka saab sisse. Ma arvan, võtti töötab isegi siis, kui elekter on alles. Ja kõik saltod ja viled ja igasugune pull ja kükitavad koerad jäävad üldaladel kaamera silma ette, nii et koeraomanikud, kilekotid kaasa. Aga tegelikult see on kõik teie enda turvalisuse huvides, et kuskil siin ei liiguks mingisugust kahtlast elementi. Nagu näiteks mina. Äge on siin majas see, et kui sa tuled kiibiga sisse, siis lift tuleb sulle juba automaatselt õigele korrusele vastu. Näete? Aga nüüd lähme vaatame seda kohta, kus kogu action käib. Ja olemegi panipaigas. See on siis selline pisikene ruum, kus te saate hoida kõiki oma moose, kartuleid, hoidiseid, mida iganes muud. Isiklikult mulle meenutab mu ülikooli aegset ühikatuba. Kuigi ei, see on ikka siin natukene suurem ja mõnusam. Panipaigad saate muide ise ka veel väga mugavalt valve alla panna. Vajutate 2 korda kiibiga siia vastu rukku. Ja siis läksidki valve alla. Ja, tubli. Saime aru, oled valve alla. Lifti seinad on praegu kolimise jaoks kangaga kaetud, aga tulevikus saate ennast siin ikka ilusti põhikist vaadata. Lift on mugavalt suur, ma ütleks suurem kui kesklinna korter. Tulevikus ma usun, et osad kolivadki lofti asemel lifti. Garaaži ukse saab mugavalt lahti kas puldiga või siis telefoniga. Mul on kodus vanemate juures sarnane lahendus. Saan ka helistada vennale ja siis pool tundi pean teda veenma ja siis ta tuleb, teeb värava lahti. Aga siin saab nagu mõneti kiiremini, pool tundi nagu maast leit. Osadel on parkimiskohad siin, osad parkimiskohad on veel õues. Võib valida, kuhu parkida ma praegu tahan. Aga tegelikult nali naljaks, jalgrattad käivad siin rattaparklas. Nüüd oleme siin rattaparklas, sest et rattaga liikumine on üha populaarsem, see on mugav, see on kiire, see on tervislik. Ainult üks probleem on. Eestis on 9 kuud väljas sitta suusailma. Ja selleks ongi siin lahendus olemas, oma rattapesula, väntad koju, saad ratta siia panna kohe puhtaks pesta. Sellega seoses mul tulevad meelde need mehed, kes on suured autosõbrad, kellele meeldib rohkem oma autot isegi pesta, kui sellega vahepeal sõita. Kui minul oleks kodus selline lahendus, siis ma arvan ka ma rohkem peseksin ratast, kui sellega sõidaksin isegi. See põletab ka kalorid. See siin on prügimaja ja arvasite ära, siia käib prügi. Ja muide, prügi sorteerimise juhendi leiate endalt köögist, prügikasti juurest. Mina järgin kõiki reegleid. Ma vaatan näiteks šokolaadi ära ja viskab. Ja nüüd tere tulemast uude koju. Korteris on kõik valmis, sisse kolimiseks, kõik töötab, aga kui teil siiski on mingisuguseid küsimusi, siis alati saate ühendust võtta või kui te soovite endale tellida sama ilusaid kardinaid nagu siin või neid köögikappe, siis võtke ühendust Liveniga siis, mitte minuga. Ausalt, te ei taha minu tehtud kappe. Ja see stiilne hall karbike laes ei ole lihtsalt sisekujunduslik element, see on suitsuandur. Kunagi või teada, millal võivad näiteks pelmeenid põhja kõrbeda. Aga kui te nüüd kuulete alarmi väljaspool korterit, siis see on arvatavasti tuletõrje signalisatsioonisüsteem. Siis ei ole nalja, siis evakueeruge ja võtke ühendust oma majahalduriga. Uued algused, uus kodus on muidugi oluline, aga väga oluline on ka naabritega tuttavaks saada. Eelkõige, et teha selgeks, äkki neil on hoopis suurem ja parem korter kui sinul. Ja seda on väga hea teha ise tehtud koogiga, mille ma ise poest tõin. Valmis. Tere, mina olen Henrik, teie uus naaber, palun. Ise tehtud. Kuidas teil siis läheb sinna? Olete ilusti juba sisse kolinud või? Kus te... Tõndusid väga toredad inimesed, aga nii palju kui ma nägin, see eelmine korter oli suurem. Ja nende kardinate suhtes ma pole ka päris kindel. Peaks võib-olla ikka need Liveni omad tellima.